Tere, hea Postimees TV vaataja ja kuulaja. Oleme vabariigi aastapäeva nädalal ja alustab iganädalane saade Peetri Pilk. Mina olen saatejuht Mattias Jõesaar. Asjaolude kokkulangemisel kahjuks ühtegi Peetrit täna siin saates ei ole. Aga et ikkagi seda nädalat vaadata läbi Peetri pilgu, siis Peeter Espak, selle saate peamine saatejuht, on mulle andnud aupeetri diplomi tänaseks korraks. Ja ei ole vist ilmselt Eestis paremat inimest, kellega arutleda Eesti Vabariigi aastapäeva eel ja ajal öeldud, neid kõnesid ja seejärel ka veel arutleda Eesti kultuuri ja eestlaseks olemise üle, et minu saatekülaliseks on täna tulnud siia kirjandusteadlane Maarja Vaino. Tere, aitäh kutsumast. Sinu kõik artiklid minu meelest, mis oled kirjutanud, on minu meelest väga sügavmõttelised, originaalsed. Neil on alati mingisugune hea mõte, mingi uus mõte, mida kaasa võtta. Ja no sellepärast mul on tõesti siiralt hea meel, et õnnestus sind siia stuudiosse saada. Aga nagu saate formaat ette näeb, siis alguses vaatame ära mõned selle nädala olulisemad uudised. Ja nagu ma juba sissejuhatuses ütlesin, et sel nädalal olulisemad uudised on seotud vabariigi aastapäevaga. Ja ma olen välja valinud mõned kõned ja mõned arvamuslood, mis sellega seonduvad. Et ma arvan, et lähemegi esimese uudise juurde, Allar Jõksi uudis. Ja Allar Jõks, ta kirjutas juba enne vabariigi aastapäeva ja tema arvamust pealkirja nimi on, kas me tähistame kodumaa sünnipäeva või peame unistuste peiesid. Selles oli üks mõte, mida ma tahaksin sinu käest küsida, et mida sa sellest arvad. Et ta ütles, et kultuurisõjad saavad kütust eeldusest, et vaidluse teine pool on pahatahtlik. Võib-olla prooviks lähtuda eeldusest, et on lihtsalt mures näiteks traditsioonide või vabaduse säilitamise pärast. Ja, ma märkasin ka seda tema mõtet ja ma olen temaga nõus, sellepärast, et meie vaidlused väga sageli tõesti lähtuvad sellest, et hästi palju on eelarvamusi. Hästi palju on juba ette see hoiak, et ma tean küll, esiteks, mida sa arvad, ma tean, kuidas sa mõtled, ma tean, kes sa oled ja ma nii või teist ei kavatsegi seetõttu kuulata, mida sa ütled või mida sa argumenteerid ja eks seda on ka palju uuritud ja üldiselt, kui inimesel on mingi väga selge oma veendumus, siis seda veendumust ka väga ratsionaalsed argumendid tavaliselt ei kõiguta. Nii et mõneti on paratamatu, et me võime ka asjade üle arutleda, me võime vaielda, aga mingites küsimustes me kokkuleppele ei jõua. Ja nüüd ongi tõesti see küsimus, et kuidas siis see ühiskond saada tervikuna toimima, kui ikkagi on need nii teravad vastasseisud. Ja ega sellele mingisugust head vastust praegu ei ole, sest me näeme, et kogu maailm on lõhestunud. Ja võib-olla mis ongi kõige kurvem selle juures on see, et me ei olnud nii lõhestunud enne, kui me tõesti mõneti importisime need kultuurisõjad endale, sest et väga paljusid probleeme, mille üle me vaidleme ja mille suhtes on ühel ja teisel poolel väga sügavad veendumused, meie ühiskonnas ei eksisteeri üldse mingi terava probleemina ja seetõttu on tõsi, et see selline pahatahtlik hoiak vastaspoole suhtes on tegelikult olemas mõlemal leeril. Ja Jõks rääkis ka täpselt ka sellest, et on mingisugune primitiivne vastandus on tekkinud. Ja see on tõesti sageli väga primitiivne ja selles mõttes kõik need niisugused, tuleme siin kohe ühe tüüpilise teema juurde, mis mind isiklikult alati väga puudutab, ja mida puudutas ka president oma kõnes ja mida puudutas peaminister oma kõnes, me tõenäoliselt jõuame selleni, sa ilmselt soovid selle kohta küsida, aga ma lihtsalt mainin juba selle ette ära, see on emaduse küsimus ja pere küsimus, et see niisugune see primitiivne mõte, et kui naine sünnitab, siis on see tohutu ühiskondlik sund ja tema pliidi külge aheldamine. Mul on raske midagi primitiivsemat nagu ette kujutada, et inimesed nagu tõsimeeli sellist juttu räägivad. Ja ma olen ka tähele pannud seda, et sõna sünnitusmasin kasutavad enamasti need, kes esindavad, nüüd ma ei ole räägin poolustest, aga seda liberaalsemat poolt, et nad ei tahaks, et naine oleks sünnitusmasin, aga kuidas siis need paljulapselised emad peaksid sellesse sõnasse suhtuma? Et see on üleüldiselt niisugune väga huvitav, ütleme, kultuuri süvakihtide küsimus, et üleüldiselt inimese samastamine masinaga, et miks peaks selle naise samastama üldse masinaga, miks üldse peaks inimest samastama masinaga ja selles praeguses maailmas, kus
me muutume aina masinlikumaks, sest et me oleme suure osa oma elust andnud masinate hallata ja me sõltume kogu aeg sellest, me sõltume ka praegu sellest, et tehnika kõik siin toimiks, eks ju, et meid saaks kuulata ja filmida ja eetrisse lasta. Meil on kõik kalendrid, ütlevad meile ette, mis kell me kuhu peame minema, algoritmid söödavad meile uudiseid ette ja nii edasi. Me oleme hästi masinatest sõltuvad ja seetõttu me oleme hakanud endast ka mõtlema nagu masinatest, mis on väga suur viga ja väga ilusti on sellest omal ajal kirjutanud ju juba Tammsaare, väga ilusti on sellest kirjutanud Hando Runnel ja me peaksime tõesti korraks peatuma ja väga tõsiselt mitte kasutama selliseid võrdlusi, kus inimesest, sisuliselt inimene võrdsustatakse masinaga. Naine, kes saab lapsi, ei ole sünnitusmasin, see on igal juhul solvang. Jaa, see on tõesti hea punkt, aga ma arvan, et me natuke lägime sellest vastandusest edasi ja ma arvan, et siin ongi paslik minna selle teise uudise juurde, kus me juba vaatame peaminister Kristen Michali kõnet, mida sa juba jõudsid mainida. Ja ma võtan Michali kõne lühidalt kokku, et ta ütles, et kui konservatiivid tulevad võimule, siis saab Eestist kas Gruusia või Ungari, minnakse itta ja surgutakse, tahetakse tagasi kolhoosi ja taksofoni, naised suunatakse kööki ja sünnitusmajja. Et see on just see mõte, mida sa ka just rääkisid. Ja et minu nägemus on selge, Eesti peab olema agressiivselt tulevikku suunatud riik. Ma kuulasin sinu intervjuud Vabaduste podcastis, ma soovitan kõigil meie tänase saate vaatajatel ka see podcast üles leida. Ja seal sa rääkisid minu meelest väga huvitava mõtte, et mingid mõttestruktuurid on kinni jäänud 90-ndatesse ja 2000-ndatesse aastatesse, kus oli selline postmodernism ja multikulti. Okei, võib-olla seda Michal siin ei puuduta, aga need inimesed, kes üldiselt süüdistavad mingit poolt, et nad tahavad ajast tagasi minna, et nad ise mõnes mõttes, nende enda mõtlemine on juba mingis kuskil 30 aastat vana ja nad ei ole tegelikult mingit uut mõtet suutnud välja mõelda. Et kas selline mõte võiks kehtida ka selle Michali kõne puhul? Ja, eks see on praegu väga suur, ütleme siis valitsuse ja sellise valitseva eliidi dilemma, et nad tahavad ennast esitleda väga uuenduslikuna, aga samas nad tõesti on jäänud kinni mingisugustessegi, ütleme seal sajandi, milleeniumi vahetuse mõttemustritesse, kus kõigile tunduski, et ajalugu on lõppenud, nüüd Nõukogude Liit lagunes, nüüd on kõik, elame suures rahvaste sõpruses, piire ei ole, kõik saavad olla, kes nad tahavad ja üsna kiiresti sai ju selgeks Eestis päris kiiresti, aga ka nendes väga suurtes kümnete miljonid suurustes rahvastega riikides sai ju selgeks see, et see totaalne avatus on kohalikele kultuuridele hukatuslik, et need kultuurid tegelikult ei saa toimida, et kultuurid, rahvuskultuurid ja rahvusriigid on tegelikult kujunenud välja ajaloolise protsessina, et keegi ei ole neid leiutanud, keegi ei ole neid nagu malenuppusid pannud äkitselt lauale. Nad on ikkagi kujunenud ju pikaaegsete protsesside tulemusena. Riigina on need rahvad ennast lihtsalt ühel hetkel vormistanud, aga see kultuur, mille põhjalt nad on seda teinud, on ju olnud pikk ja traditsioonidega. Ja see esimene suur kultuuriline vastasseis või see nii-öelda kultuuride sõda saigi ju alguse laias laastus ka sellest, et need rahvad hakkasid ütlema, et me ei taha muutuda selliseks multikultiks, kus ei olegi tegelikult ühtegi kultuuri, et see multikulti ise saab ju eksisteerida siis, kui on olemas erinevad kultuurid, mis on iseseisvad ja saavad üksteist rikastada just sellega, et nad on need, kes nad on, mitte, et kõik muutuvad ühesuguseks mömmiks, et kõik on lihtsalt eristamatult sarnane. Ja see niisugune mõtlemine on minu meelest meil kuidagi ikka sinna kinni jäänud just valitsuse tasandil, et seesama jutt, et oleme avatud. Avatud ei tähenda seda, et meil ei ole piirid kinni, meil võiks olla ammu Venemaaga piir kinni, ausalt öeldes minu jaoks on täiesti arusaamatu, kuidas meil ei ole sellist lihtsat asja nagu tehtud juba sõja algusest saadik. See ei tähenda seda, et me ei suhtle teistega. Tähendab, see vastanduse primitiivsus seisneb sageli ka selles, et minnakse ühest äärmusest teise äärmusesse, et kas me oleme täiesti avatud, ehk siis sisuliselt me oma napi miljonilise rahvaarvuga ütleme lihtsalt kõigile, et tulge siia ja lihtsalt kaotame kiiresti
põlisrahvana mingisugusegi otsustusõiguse oma riigis, sest et meid on lihtsalt nii vähe. Kui me tahame ennast hoida, siis me ei saa lihtsalt täiesti valimatult öelda, et lihtsalt ujutage meid üle ja tehke, mis te tahate, eks ju, meie oleme väga-väga avatud. Aga avatud olemise vastand ei ole see, et me nagu ei räägi mitte ühegi teise rahvaga, ühegi riigiga, et me ei suhtle enam rahvusvaheliselt. Et siin on jah, seda primitiivset vastandust tõesti palju, et selleks, et hoida oma riiki ja rahvast, ei tähenda seda, et sa pead sulguma, et sa ei vaata enam tulevikku, et sul ei ole enam unistusi, et sul ei ole enam eesmärke, vaid et sa suhtled ja talitad oma riigis no ikkagi need vanad head võrdlused, et nagu hea talumees oma talus, eks ole, et ta hoiab selle heas korras, aga ta loomulikult suhtleb oma naabritega, et see ei ole ju üldse küsimus. Ja no, mina siin peaministri kõne kohta või need opositsioonipoliitikud ütlesid, et see oli rohkem nagu parteipoliitiline kõne, et ta ei olnud nagu see, et kus peaminister on kogu rahva võib-olla peaminister. Ma mõnes mõttes saan peaministrist aru ka, et tegelikult on võib-olla tulemas valimised, tegelikult tahabki enda valijatele ennast näidata, et tema ajab praegu seda poliitikat, milleks ta on sinna valitud, sinna on tema ideoloogia ja võib-olla demokraatlikus riigis tal on kõige rohkem, tal on rahva mandaat, et ajabki seda poliitikat, aga ma tegelikult siit juba liiguksin edasi meie kolmanda uudise juurde, mis on kõige olulisem, siis vabariigi presidendi kõne, Alar Karise kõne, kuidas tulevikus sõltub meie igaühe valikutest. Sa olid ise seal saalis kohal? Olin. Kuulasid? Räägi muljeid. Mulje oli tõesti väga hea, sellepärast, et eks Alar Karis on silma paistnud sellega, et ta tuli presidendina sõnumiga, et ei tohi vastanduda, sest temale eelnev president tegeles sellega küllalt jõuliselt ja selles mõttes ta on tõesti püüdnud oma sõnumites olla võimalikult pehme, mis on need ühtlasi teinud sageli üldsõnaliseks. Ja näiteks eelmise aasta kõne oli küllaltki selline katkendlik, mitte eriti sidus ja selle aasta kõne kuulates jäi kohe tõesti selline tunne, et ta on kuidagi nagu ennast leidnud, et ta kuidagi tõesti räägib südamest, et ta räägib oma mõtteid, et ta julgeb neid väljendada, et ta ei karda olla ka natukene vastanduv, natukene seda, et kui nüüd tõesti ta ütleb, et perekond on tähtis ja et me peame ikkagi rahvana leidma viisi, kuidas lapsed sünniksid siia Eestisse, siis ta julgeb seda välja öelda ilma, et ta kardaks, et ta saab nüüd ka kohe mingisugusegi tohutu meesšovinisti sildi endale otsa, et selles mõttes minu meelest oli see üks Alar Karise parimaid kõnesid. Ma olen absoluutselt nõus, et tegelikult sellest ega ei ole riigi juhtkonna poolt väga palju olnud juttu sündimusest, et on üks sõnum, mida ma olen tähele pannud, et rahaga lapsi ei osteta, et vaja on paremaid teenuseid, aga siis see lõpeb see jutt ära, et mis teenust te pakute siis ja siis nagu seda tavaliselt ei ole. No suur probleem on selles, et mitte ainult ei räägita sellest, vaid ju kahjuks on võetud vastu hulk otsuseid, mis lausa kahjustavad lastega peresid. Nii et see signaal on pigem tõesti see, et me ei toeta lastega peresid, me ei toeta laste saamist. Just. Aga president mainis ka tegelikult, et üks meie olulisemaid asju, mis praegu Eestit mõjutab, on Vene agressioonisõda Ukrainas. Ja ma 4. uudiseks valisingi Liisa Pakosta artikli. Meie justiits- ja digiminister kirjutas minu arvates väga hea artikli sellest, kuidas see Moskoovia impeerium üritab eesmärgipäraselt hävitada ukrainlaste keelt, rahvust ja kultuuri ja on seda teinud juba aastasadu ja selle ees ei tohiks jääda ükskõikseks. Ta lõpetas oma artikli mõttega, et Eesti Vabariigi aastapäev 24. veebruar, et see tegelikult jääb võib-olla pikaks ajaks või siis ma ei tea, kas igaveseks või pikaks ajaks. See muudab meie arusaama vabariigi aastapäevast, et sinna jääb alati juurde see Ukraina sõja algus. Et mida sa arvad sellest, et kas see tõesti jääb igaveseks või kui kauaks jääb see Ukraina rahvakannatus meie enda pidupäeva juurde? Eks ta mingiks ajaks kindlasti jääb, aga ma pean ütlema, et ta siiski, ma ei usu, et ta jääb domineerivana, sellepärast, et me ju loodame, eeldame, et sõda saab siiski lõppu, aga Eesti Vabariik püsib igavesti erinevalt sõjast. Nii et ma ise ütleksin nii, et see Ukraina sõda
päris palju äratas eestlasi, et ta selles mõttes on isegi märgiline, et ta äratas meid sellel iseseisvuse aastapäeval, kuna mulle tundub, et ka eestlased ise olid jäänud juba küllaltki tukkuma oma rahvusluse ja rahvuskultuuri seisukohalt, et meil ikkagi ka see vene pärandit hakati juba kuidagi väga välja vabandama ja kuidagi vahel seda lausa nii serveerima, et eestlased ise on ka süüdi, et eks nad ikka ise ennast küüditasid ja ise andsid ennast kõik sinna Stalinile ja üldse on kõik ise teinud, et venelased on rohkem nagu kannatanud siin Eestimaa peal, et nad peavad siin eesti keelt õppima ja neisse suhtutakse halvasti, et see nagu natuke raputas nagu reaalsust kohale jälle, et kuulge, et me ei pea siin nagu kellegi ees häbenema ja vabandama jälle selle eest, et me eestlased oleme ja natukene nagu andis sellist julgust endal ka selga sirgu lüüa just sellepärast, et me nägime, kui julgelt ukrainlased endal selle selja sirgu lõid. Ja tegelikult sellega on väga hea üleminek, ma arvan, et selle meie täna põhiteemale, kui me räägime eesti keelest ja kultuurist, et ma võin puhtalt ühe isikliku loo rääkida ka, et minu enda abikaasa on Ukraina sõjapõgenik, ta pärit Kiievist ja ta oli pärit venekeelsest perest. Ja kuigi käis ukrainakeelses koolis, aga ta oli venekeelsest perest. Ja ta tegelikult mitte kunagi ei mõelnud selle peale, et ta on venestatud tegelikult, kuni tuli see sõda, katastroof. Ja siis ta järsku taipas, et kogu see asi, mida nagu venelased on siin tahtnud teha, et tema on juba venestatud. Ja see rahvuslik ärkamine, mina näen seda iga päev kodus kõrvalt, kuidas üks inimene rahvuslikult ärkab. Ja see on ülimalt inspireeriv. See ei ole ainult see, et ta keelevahetus toimub, et ta keeldub teiste ukrainlastega rääkimast vene keeles. Tal on muidugi ka see, et ta õpib eesti keelt väga usinalt ja kui ta läheb kuskil Eestis apteeki, natuke puterdab või räägib väikse aktsendiga ja siis öeldakse, et kuule, me võime vene keeles rääkida, siis ta ütleb, et ei või, me räägime eesti keeles edasi. Et muidugi ta austab väga eesti keelt ja kultuuri, aga tema juures on ka see, et see ei ole ainult see keelevahetus, et neil toimub ukrainlastega väga palju seda, et nad loevad Ukraina raamatuid, Ukraina klassikuid, nad loevad Ukraina rahvuslikest ideedest, ajaloost, toimub raamatute vahetus, tellitakse Ukrainast raamatuid. Mul naine käib ukraina keele Ukraina laulurühmas, käib laulmas, mida ta Ukrainas oleks mitte kunagi ei teinud. Ja tegelikult selline kultuuripuhang, see ärkamine, see on nagu iga päev silmaga näha ja minu meelest see on ülimalt inspireeriv. Ja ta on muidugi öelnud, et teda inspireerib selleks paljuski see, mida ta eestlaste pealt näeb, et eestlased tema jaoks hoiavad oma keelt ja kultuuri. Muidugi meil ei ole sellist venestamist toimub nagu nii suures ulatuses nagu Ukrainas. Aga eks ta võib-olla minu pealt näeb ka, ma olen ka siin käinud laulukaare all laulmas, Kaitseliidu liige ja kogu terve perekond on ka väga patriootlik. Aga ma tulen nüüd selle vabaduste podcasti juurde tagasi, et sealt sa rääkisid mõttest, et sa näed, et Eesti kultuur ja Eesti rahvus on minemas Liivi rahvusega sama rada. Et mingi aeg võib juhtuda, et meil on küll see kirjakeeles, kogu traditsioonid on kirjas, aga me ise enam ei räägi eesti keeles. Räägi natuke sellest lähemalt ja mis sa arvad, kas on võimalik tekitada Eestis rahvuslikku taasärkamist ilma selleta, et meil oleks selline tohutu katastroof nagu ukrainlastel? Ja nagu öeldud, mulle tundub, et natuke ukrainlaste katastroof on meid ennast ka äratanud, aga tõesti oleks vaja jõulisemalt just teadvustada seda, et esiteks tõesti demograafia on A ja O, aga selle kõrval on ka see, et need olemasolevad eestlased ja ka need, kes soovivad Eestis elada ja Eesti kultuuriga suhestuda ja Eestit selles mõttes ikkagi olla Eesti kultuuri kandjad, et see ei teki nagu päris niisama, et kui nüüd me jõuame ikkagi sinna pere ja koduni hästi palju ja hariduseni hästi palju, et kui lapsed kasvavad üles maast madalast nutitelefonis ja ütleme siis muudes ekraanides ja nad on valdavalt inglisekeelses kultuuriruumis, nad vaatavad igasuguseidki tiktokereid, sarju, kõike muud, mis on tõesti laias maailmas ja mida on mõneti ka ju keeruline keelata neile. Et need on seal olemas ja kui neil on see ekraan käes, siis sa ei saagi seda õieti keelata. Siis see tähendab seda, et need lapsed kasvavad üles mitte
Eestis. Nad on füüsiliselt siin. Nad tõenäoliselt räägivad ka eesti keelt, aga juba kehvasti, tegelikult kehvasti, sest et päris palju kuuleme aina rohkem vajadust logopeedide järgi ja logopeedid ütlevad, et see, mida väiksema lapsega on tegu, seda rohkem on sageli probleem selles, et tema aju ei suuda otsustada, mis on tema esimene keel, kas see on eesti keel või see on inglise keel. Ja kui loomulikult pealtnäha on kõik hästi, pealtnäha meil on väga toredad noored ja lapsed ja ma üleüldse ei taha siin nagu praegu neid lapsi kritiseerida, sest et nemad, ma tahan pigem vanemaid kritiseerida, sest et vanemad on sageli unustanud ära oma vanemlikud kohustused, et nii mugav on anda see telefon. Ma ei ole ise olnud lapsevanem sel ajal, kui tõesti nutitelefoni saab anda juba imikule kätte. Ma ei tea, kui raske on sellest hoiduda, aga ma ütleksin, et sageli lihtsalt seda ei tehtagi üldse pahatahtlikult, vaid lihtsalt elatakse oma elusid ja ei märgata seda, et sina ju tead, eks ole, seda kevadet ja tõde ja õigust ja viimset reliikiat ja sa ei tule selle pealegi, et su laps ei tea, et miks ta ei peaks siis teadma, et see on kuidagi elementaarne. Aga ühesõnaga, see kultuurikatkestus võib tulla väga kiiresti, sest et ühel põlvkonnal on võib-olla lihtsam rääkidagi juba inglise keeles ja kui see Eesti läheb üle inglise keelele, mõneks ajaks võib-olla paralleelselt, siis juba täielikult, siis Eestit sisuliselt enam ei ole, sellepärast et meie kultuur on niivõrd keelekeskne ja meie maailma taju on ju keelekeskne ja kogu see meie pärand muutub siis ju selles mõttes no ja nii nagu praegu paljud ei oska kooti kirjas seda vana saksa keelt, eks ju, lugeda, see on sisuliselt olematu pärand meie jaoks, et siis on see Eesti kirjandus, ajalugu, kõik täpselt samas seisus. Et meil on inimesed, kes võib-olla seda eesti keelt siis oskavad ja ka teavad veel, toovad meile selliseid killukesi sealt, tõlgivad inglise keelde. Nii et ühesõnaga, see on praegu väga apokalüptiline pilt, mida ma maalin, aga see pilt kahjuks ei ole utoopia. See pilt, sellest pildist on meil juba täiesti selgeid tükikesi näha. Seda räägivad nii logopeedid, seda räägivad nii õpetajad, seda võin ma rääkida ise, olles ikkagi päris palju kokkupuutes erinevate õpilasgruppidega, kas või muuseumides ja käies ka koolides esinemas ja nii edasi. Nii et see on midagi, mida väga teadlikult tuleb enda jaoks nagu selgeks teha, et kas me siis otsustamegi nii, et ma ei tea, teeme siis rahvahääletuse, et kas me jamame selle Eesti asjaga või me ei jama, aga kui me ikkagi tahame jätkata Eesti rahvusriigina ja eestikeelse riigina ja Eesti oma kultuurilise riigina, mis on ju ime ja suur rikkus, ma ütleksin just see, et mis annab sellele maailma kultuurilisele rikkusele palju juurde, siis me peaksime ikkagi väga selgelt ka riiklikult selle kõigega tegelema. Ja see esimese asjana kohe liigub haridusministeeriumisse, kus eesti keele tunde on selgelt liiga vähe, kui eesti lapsed niikuinii on nii vähe oma vabast ajast peadpidi eestikeelsetes taskuhäälingutes või kus iganes, siis vähendame seal, jätame valikainesse näiteks vene keele tunni, vähendame inglise keele tunde, mida on rohkem kui eesti keele tunde meie tunniplaanides. Muudame nagu seda hoiakut, sest ka see signaal ju, mille me anname tunniplaanidega lastele, on see, et inglise keel on tähtis, sest see on iga päev, aga eesti keel võib ka olla, see on paar korda nädalas. Et need hoiakud on ka nagu väga-väga suur küsimus, et mida me ise siis nagu tähtsaks peame, mis signaali me anname, et mis on nagu see niisugune prestiižikas ja edupant, et kuidagi see rahvuslik ärkamine minu meelest peaks tulema just sealt kaudu, et me ise tahame ja oleme uhked ja rõõmsad nagu just selle üle, et me loeme eestikeelseid raamatuid, mitte ei telli nagu kiiruse mõttes seda inglisekeelset paberraamatut kusagilt ja nii edasi ja nii edasi. Et me ei paku kohe, et me läheme vene keelele üle, kui inimene tuleb puterdades oma ravimit küsima, vaid rahulikult ja kannatlikult anname talle selle ravimi ja ütleme talle, kuidas on õigesti siis öelda, kui ta kogemata valesti ütleb. Täpselt nii on mul abikaasa ka alati tahab, nii tehtaks just. Muidugi ma arvan, sa rääksid inglise keelest ja ma arvan, et tegelikult on vene keelest lihtsam üle tulla kui inglise keeles, sest et vene keel, ta on regionaalne keel, kuigi see regioon on võib-olla väga suur, aga ta ei ole nagu ülemaailmne keel, nagu inglise keel on. Ma praegu natuke enne uurisin, kas mõni keel on suudetud nagu
taastada. Meil on Iirimaa näiteks Euroopa Liidus, kus iiri keel on täiesti ametlik Euroopa Liidu keel, aga tegelikult see iiri keel ikkagi hääbub. No nemad on täpselt see näide, kuidas mindi inglise keelele üle. Ja neil on väga suur probleem see, et inglise keel on lihtsalt nii võimas ja suur keel, ta on globaalne keel. Ja Suurbritannias vist kõmrid, ehk siis Walesi inimesed on oma keeldi argu pärast keelt ka üritanud taastada, seal on natukene suuremaid edusamme. Aga kas sa üldse tead mõnda sellist keelt või kultuuri, mis on suutnud mingist august välja tulla või ennast taastada? Ma jään selles mõttes vastuse võlgu, et ma ei tea, ma ei tunne ju, maailm on ikkagi väga-väga suur, eks ju, ainuüksi Aafrikas on nii palju erinevaid kultuure ja keeli, et võib-olla on, aga ma lihtsalt ei ole ise sellega kursis. Ja ma ütleksin, et nii väikesel rahval nagu meil oleks see ikkagi ülikeeruline. Me ju ühest küljest oleme juba korra sellest august välja tulnud, sest et see 50 aastat Nõukogude okupatsiooni oli ka väga jõuline venestamine ja ma ütleksin, et ka seda sovetiseeritust, millele sinu abikaasa viitab, on ju ka Eesti kultuuris päris palju ja Eesti hoiakutes on seda päris palju. Ja sealt välja ronimine, ma ütleksin, mõneti ikkagi kestab alles. Aga me siiski kogu selle aja jooksul väga teadlikult tegelesime oma selle keele ja kultuuri säilitamisega ja mulle tundub ja hoidmisega, et mulle tundub, et selle vabadusega koos nagu tuligi see tunne, et nüüd me ei pea seda enam tegema, et see kuidagi on iseeneseslikult, läheb ise edasi. Ja muidugi, mis on ka see selline miinuspool vabadusel ongi see, et inimesed tunnevadki, et nad on vabad nagu kõikidest sellistest kohustustest ja võivad keskenduda ainult oma sellisele isiklikule teekonnale ja et nad nagu kuidagi selle rahva eest ei vastuta, mis mõnes mõttes on ju loogiline, aga keegi ei ärka hommikul üles üldiselt mõttega, et mida ma saan täna oma rahva heaks teha. Aga teisest küljest, kui iga eestlane mõtleb ainult selle peale, et kuidas jõuda, ma ei tea, Austraalias haljale oksale, et ega siis ka see rahvas, eks ju, ei püsi. Nii et siin on väga palju sellist teadlikustamise küsimust ja teadvustamise küsimust, et kuidas inimesed tajuksid seda, et see väike Eesti on tegelikult tõesti iga ühe asi. Ja see on väga õige mõte, ma arvan, aga lõpetuseks meil hakkab varsti ka see saateaeg ümber jooksma ja lõpetuseks ma annan kõigile Postimehe lugejatele teada, et Maarja Vainol on ilmumas järgmisel nädalal väga hea arvamuslugu Postimehe arvamusportaalis ja oma arvamusloos sa natukene kirjeldad ka seda arutelu, mis on praegu ERR-i portaalis toimumas eestlaseks olemise üle, kus üks inimene on öelnud, et kõik ei saa eestlaseks saada ja siis umbes 5 inimest ütlevad, et saavad ikka küll. Ma pean ütlema, minu enda abikaasa, kellest me siin enne rääkisime, on öelnud, et temast ei saa mitte kunagi eestlast. Ta just on elanud üle ukrainlaseks saamise ärkamise, ta võib õppida selgeks täiesti eesti keele, võtta austada kombeid, Eesti kõikide traditsioone ja järgida seadusi, aga tema jääb ukrainlaseks, ta ei saa mitte kunagi sellest loobuda. Ja temaga, ta on öelnud ka seda, ta isegi ei kavatse vist Eesti kodakondsust võtta sellel samal põhjusel. Et räägi natuke sellest lähemalt. Ja seda arvamuslugu mõnes mõttes isegi käivitas mitte see ERR-i arutelu, vaid üks täiesti pöörane arvamuslugu, mis ilmus Müürilehes ja mis on väga-väga vaenulik kogu Eesti suhtes ja süüdistab eestlasi rassismis just sellepärast, et nad ei taha olla avatud ja nad ei taha olla, ma ei teagi siis, mida nad täpsemalt, mis see eestlaste süü täpsemalt on, aga veider on nii see, et nii see Müürilehe arvamusloo artikli autor kui ka seal samas ERR-i portaalis avaldatud ühe iraanlase artikli autor, nad ju identifitseerivad ennast teisest rahvusest inimestena, aga panevad eestlastele pahaks seda, et neid ei tunnustata ühtlasi eestlasena, mis on ju väga suur paradoks, sellepärast et neil ju on oma rahvus juba olemas. Ja täpselt samamoodi on eraldiseisev rahvus eestlane, et nii nagu need teised rahvused on olemas, on ka eestlane olemas. Ja ega eestlaseks ei saa tõesti hakata üleöö.
et sa tõesti, sa võid õppida selgeks keele, sa võid õppida selgeks kombed, sa võid õppida lugeda läbi, nagu see iraanlane kurdab, et ma olen kõik läbi lugenud umbes teie Tõe ja õiguse ja tunnen teie ajalugu, et miks te siis ikka mind ei võta tõsiselt nagu eestlast. See ei käi nii lihtsalt, mina ei saa ka üleöö viiuldajaks hakata, ma lihtsalt ei ole mitte kunagi viiulit mänginud, no ei ole võimalik otsustada, et ma nüüd olen. Ja samamoodi ei ole võimalik lihtsalt heast peast hakata teiseks rahvuseks, sellel on pikad traditsioonid, sellel on omad geneetilised eripärad, meeldib see või ei meeldi, on ammu juba nüüd ka selgeks tehtud, et ka traumad liiguvad geneetiliselt, kogu meie kultuuriline mälu tegelikult ka evolutsiooniliselt ju viivadki geenid, mälu ja uusi oskusi ja mõtteid samamoodi edasi. Nii et jaa, ühest küljest väga tore, kui inimesed tahavad Eestis elada ja nad loomulikult peaksid tundma ennast siin hästi, kui nad on eesti keele selgeks õppinud ja tahavad siin ühiskonnas hakkama saada, aga nad ei peaks panema pahaks, et nad ei saa endale ühtlasi ka kohe õigust nimetada ennast eestlaseks, sest et see lihtsalt on nii, et kui ta saab siin oma lapsed ja siis tema lapsed tõenäoliselt on juba piisavalt pikalt Eestis elanud, et nad võiksid öelda, et me oleme juba Iraani juurtega eestlased. Et nii see on, et samamoodi kui eestlased lähevad kuhugile mujale elama, ega nad siis ka automaatselt ei muutu selleks teiseks rahvuseks, mille riigis nad elavad. Aga tõenäoliselt, kui nad sinna elama jäävad, siis samamoodi nende lapsed ja lapselapsed ühel päeval saavad öelda, et me oleme Eesti juurtega need teisest rahvusest inimesed. Nii et kogu see vaidlus on täiesti mõttetu ja asjatu selline tüli kiskumine, et nõuda välja õigust olla eestlane ja hakata siis jälle kuidagi seda vastaspoolt, kes ütleb, et kuulge, see ei ole nii lihtne süüdistama selles, et näidake meile nüüd seda puhast verd ja näidake meile, kes on puhtatõuline eestlane ja et see on niisugune kiusamine. Et ma ei oska öelda, kas keegi tahab minna Prantsusmaale ja mõnele prantslasele öelda, et kes on kuskil seal toredasti Champagne piirkonnas põlvkondi elanud, et palun tõesta mulle, et missugune on puhtatõuline prantslane, et selliseid küsimusi ei esitata seal, aga millegipärast just seda väikest rahvust võib nagu kiusata, et see on niisugune kiusamine, et teid ei ole ju olemas, et vaadake, millised te olete, et see on tegelikult see, mida meile terve nõukogude aja räägiti, et teid ei ole olemas, et teil pole mitte midagi, teil pole oma asja, et jätke järgi ja muutuge venelasteks umbes, et surge välja. Et see natuke minu jaoks on see jutt eestlaste suhtelisusest on üks selle sovetiseerituse märke. Aitäh, Maarja Vaino, et sa tulid siia saatesse, väga huvitavad mõtted ja kõik Postimehes TV vaatajad ja kuulajad, et järgmisel nädalal siis hoidke pilk peal, saate lugeda Maarja Vaino arvamuslugu Postimehe arvamusportaalis. Mina tänaseks lõpetan, loodetavasti järgmisel nädalal on Peeter siin juba tagasi. Seniks aga kõigile soovin veel kord head vabariigi aastapäeva ja kena nädalavahetuse algust.